Keskajal ei piisanud sõdurite arvust, et sõda võita. Selle asemel pidi sa pead oskama ka oodata, toitu koguda ja valida õige koht kaitse rajamiseks. Ja siin muutuvadki lossid oluliseks. Tugev kindlus suudab peatada ka suurema armee. Euroopas ja Lähis-Idas ehitati kindlusi, et kontrollida olulisi teid, kaitsta terveid piirkondi ja takistada vaenlase sissetungi. Mõnda neist on mitu korda rünnatud, kuid need seisavad siiani püsti. Selles videos arutame 6 kindlust. Ja siin näed, kuidas kaitsjad kasutasid mägesid, vett, paksusid müüre ja nutikat lossi disaini, et võidelda endast arvukamate armeede vastu. Ja meie esimene sihtkoht asub Süüria lääneosas. Kõrgel künka all seisab Krak de Chevalier, araabia keeles tuntakse seda ka nimega Hisn al-Akrad, mis tähendab kurdide kindlust. Kindlus asub olulise tee lähedal, mis ühendab Vahemere rannikut Süüria sisemaal asuvate linnadega. Tänu sellele asukohale saab kindusomanik jälgida sõdurite, kaupmeeste ja varustuse karavanide liikumist. Krak de Chevalier ei ole ainult kaitseehitis, see on ka võimukeskus. Selles paigas oli juba 11. sajandil üks varasem kindlus, kuid 1142 aastal anti kindlus hospitalleride ordule, kristlikule sõjalisele ordule, mis sai oluliseks osaks ristisõdijate riikidest Lähis-Idas. Hospitaleride ordu laiendas ja ehitas vana kindluse ümber. Ja 12. ja 13. sajandi jooksul Krak de Chevalier'st sai üks suurimaid ja tugevaimaid ristisõdijate kindlusi piirkonnas. Selle kaitse kõige olulisem osa olid 2 müüririda. Välimine müür oli esimene, millega vaenlane silmitsi seisis. Selle taga oli veel kõrgem ja tugevam sisemine kindlus. Isegi kui ründajad suutsid esimesest kaitsest läbi murda, polnud nende probleemid veel lõppenud. Nad sattusid kitsasse kohta, samal ajal kui neid pommitati nooltega, ivide ja teiste relvadega, mis visati lossi kõrgematelt osadelt. Kuna sisemine müür oli kõrgem, nägid kaitsjad selgelt allpool toimuvat vaenlase liikumist. Samal ajal oli ründajatel raske peahoonele läheneda, sest nad pidid esmalt ületama tornid, müürid ja kergesti valvatavad teed. Krak de Chevalier's sissepääs polnud samuti sirge ega avar. Sissepääsu tee oli kitsas, ülesmäge ja käänuline. Paljudel sõduritel polnud siin lihtne korraga joosta. Samuti polnud lihtne kasutada suuri väravamurdmisvahendeid. Kui vaenlased ülespoole liikusid, neid võidi rünnata peidetud positsioonidelt, ülevalt ja külgedelt. Sellise kujundusega vähenes suure armee eelis. Isegi kui väljas on tuhandeid, saavad värava juurde korraga läheneda vaid vähesed, kuid isegi kui müür on paks, ei kesta inimesed sees kaua, kui neil saab toit ja vesi otsa. Kui vaenlane kindluse ümber piirab, kaob regulaarne toidu ja veevarustus. Kui laod saavad tühjaks, on seesolijad sunnitud alla andma, isegi kui nende müürid pole veel purustatud. Seetõttu on Krak de Chevalier'sis suured viljalaod, õli, liha ja muud toiduained. Sees on ka ahjud, et küpsetada leiba suurele karnisonile. Kindlusel on ka süsteem vee kogumiseks ja hoidmiseks. Vihmavesi juhitakse anumatesse ja reservuaaridesse kindluse sees. Tänu sellele ei sõltunud sõdurid kohe väljas olevatest allikatest või kaevudest, mida vaenlane võis kontrollida või mürgitada. Oma hiilgeajal suutis Krak de Chevalier mahutada peaaegu 2000 sõdurit. Seal olid eluruumid, toidulaod, suured saalid ja tallid hobustele. Tänu sellele jätkus elu kindluse sees ka siis, kui neid ümbritses vaenlane. Selle kindluse mainet pandi proovile pärast seda, kui sultan Saladin alistas 1187 aastal Hatini lahingus ristisõdijate peaarmee. Saladin oli moslemi juht, kes ühendas Egiptuse ja suure osa Süüriast. Pärast tema võitu Hatinis langesid paljud ristisõdijate linnad ja kindlused tema armee kätte. Ja 1188. Aasta mais jõudis Saladini vägi Krak de Chevalier ümbrusesse, kuid kindlust oli väga raske rünnata ja seda ei olnud lihtne piirata ilma suure elude ja ajakaotuseta. Saladin ei alustanud pikka piiramist, vaid tema armee liikus edasi järgmise sihtmärgi poole. See ei tähenda, et Saladin oleks lihtsalt kartnud müüride kõrgust. Väepealikuna pidi ta valima, kus on kõige mõistlikum oma sõdureid ja varusid kasutada.
mitme kuu raiskamine ühe kindluse peale, kui samal ajal on võimalik vallutada teisi olulisi kohti, võib kogu kampaania nurjata. Crac de Chevalier jäi veel mitmeks aastakümneks hospitaliitide ordu kontrolli alla. Aja jooksul nõrgenesid ristisõdijate riigid, nad kaotasid suure osa oma territooriumist, nende sissetulek vähenes ning neil oli üha raskem saata piisavalt sõdureid ja varustust kaugetesse kindlustesse. Samal ajal tugevnes mamlukide sultanaat, võim, mis valitses Egiptust ja Süüriat. Üks selle võimsamaid valitsejaid oli sultan Baibars. Aastal 1271 läks Baibars Crac de Chevalier juurde, et lõplikult kõrvaldada hospitaliitide ordu oluline baas. Erinevalt armeedest, kes olid sellest kohast lihtsalt möödunud, tegutses Baibars teisiti ja oli valmis tõeliseks piiramiseks. Tema mehed kasutasid mangonelli, suurt piiramisrelva, mis heitis raskeid kive müüride ja tornide pihta. Mõned väliskaitseosad said järk-järgult kahjustada. Baibarsi sõdurid õõnestasid ta ühe torni alust. Kui vundament nõrgenes, varises osa sellest kokku ja Mamluki armee pääses välisõue. Kuid ülejäänud kaitsjad põgenesid tugevamasse sisemisse kindlusesse. Kuigi Baibars oli juba vallutanud esimese müürirea, pidi ta silmitsi seisma Crac de Chevalier kõige tugevama osaga. Siin kasutas Baibars pettust. Kaitsjatele saadeti kiri. Selgus, et kiri oli justkui nende ülemustelt ja lubas neil alla anda, sest abi enam ei tule. Võltskirja usuti, kuid garnison oli ülejäänud ristisõdijate vägedest eraldatud. Samuti polnud selget lootust, et mõni armee tuleks neid päästma. Pärast enam kui kuuajast piiramist alistusid kaitsjad 8. aprillil 1271. Neile lubati elusalt lahkuda. Baibars ei hävitanud Crac de Chevalier'd, vaid mamlukid hoopis parandasid ja tugevdasid selle mõningaid osi. Endine hospitaliitide kabel muudeti mošeeks ning kindlus jätkas olulise sõjaväebaasi rolli uute valitsejate all. Crac de Chevalier langemine näitas, et tugevast müürist üksi ei piisa. Ka kindluse sees olevad sõdurid vajavad toitu, varustust, liitlasi ja abi väljastpoolt. Kui need puuduvad, on isegi tugevaim loss sunnitud alla andma. Ja nüüd liigume sellest Süüria lossist Põhja-Euroopasse. Seal näeme hiiglaslikku kindlust, mis on ehitatud mitte kivist, vaid miljonitest punastest tellistest. Järgmine kindlus on Malborgi loss tänapäeva Poolas. Suurte kiviplokkide asemel kasutati selle ehitamisel peamiselt punaseid telliseid. Malborg ehitas Teutooni ordu, Saksa rüütlite ühendus, mis sai võimsaks sõjaliseks ja religioosseks organisatsiooniks Kirde-Euroopas, mille ehitamist alustati 13. sajandil. Kui 1309. aastal viidi siia üle suurmeistri peakorter, laiendati kogu kompleksi veelgi. See ei olnud ainult rüütlite elukoht. Malborgist sai ka nende valitsuse, sõjaliste operatsioonide, religiooni ja oma territooriumide haldamise keskus. Oma ulatuse poolest tunnustatakse Malborgi kui maailma suurimat tellistest lossikompleksi. Kindlus koosneb omavahel seotud osadest, mida nimetatakse ülemiseks lossiks, keskmiseks lossiks ja eeslinnuseks. Ülemine loss on kõige vanem osa ja see oli rüütlite kindlustatud klooster. Seal asub nende kabel, magamisruum, köök ja igapäevaeluks vajalikud ruumid. Keskmises lossis asuvad suured saalid, suurmeistri tuba ja ruumid, kus võetakse vastu külalisi ja arutatakse tähtsaid otsuseid. Väljaspool seda asub eeslinnus, kus asuvad töökojad, tallid, laod ja muud rajatised, mida on vaja suure sõjaväebaasi jaoks. Igal osal on oma müür, värav ja kaitse. Nii et kui vaenlane vallutab välisosa, peab ta ikkagi silmitsi seisma uue kõrgete müüride ja tugevate tornide reaga. Ka teed ei ole sirged. Väravad ja koridorid on tahtlikult paigutatud kohtadesse, mida on lihtne valvata. Kui vaenlane sisse pääseb, saab neid rünnata müüridelt, tornidest ja neid ümbritsevatest hoonetest. Kaitset pandi proovile. See juhtus aastal 1410. Enne seda olid Teutooni ordu ja ühendatud Poola ja Leedu kuningriik juba kaua vaenlased olnud. Mõlema poole võim kasvas ja mõlemad soovisid kontrollida olulisi maid ja kaubateid piirkonnas. 15. juulil 1410 aastal kohtusid nende väed Grunwaldi lahingus. Poola kuningas Władysław Jagiełło ja Leedu suurvürst Vytautas juhtisid Poola ja Leedu ühendvägesid. Teutooni ordu sai suure kaotuse osaliseks.
Suurmeister ja paljud kõrgemad ametnikud ning rüütlid said surma. Pärast lahingut näis tee nende pealinna Malborki olevat avatud, kuid võidukas armee ei jõudnud kohe kindluseni. See viivitus andis väärtuslikku aega Heinrich von Plauenile, Teutooni ordu ohvitserile. Heinrich von Plauen suundus kiiresti Malborki. Ta kogus kokku alles jäänud sõdurid, valmistas toitu ja korraldas kaitse. Mõned väljas olevad hooned põletati samuti maha, et ründajad ei saaks neid varjendina või kaitseks kasutada. Kui Poola ja Leedu armee saabus, oli kindlus juba valmis. Ründajad proovisid müüre pommitada kahurite ja teiste piiramisrelvadega. Kuid nende relvadest ei piisanud, et kiiresti murda läbi Malborki paksust kaitsest, mida kauem piiramine kestis, seda suuremaks muutusid probleemid välilaagris. Tuli toita tohutut armeed, haigused hakkasid levima, moraal langes ja vähehaaval vähenes sõdurite arv, kes olid valmis jääma. Mõned liitlasväed hakkasid samuti lahkuma. Samal ajal sai Teutooni ordu jätkuvalt abi teistest kindlustest ja oma alles jäänud toetajatelt. Peaaegu 2 kuu möödudes lõpetas Poola kuningas piiramise. Ühendatud armee ei suutnud Malborkit vallutada. Sellel oli väga suur mõju, kuigi Teutooni ordu kaotas Kruunvaldis, jäi nende valitsuskeskus alles. Kuna Malbork jäi nende kätte, nende riik suutis jätkata ja ei kadunud täielikult pärast suurt kaotust. See ei tähenda, et kindlust poleks kunagi vallutatud. 15. sajandil, kui puhkes uus sõda, tekkis Teutooni ordul probleem Malborki valvanud palgasõduritele maksmisega. Kuna palgasõduritele ei makstud korralikult, müüsid sõdurid kindluse 1457. Aastal Poola kuningale sel korral ei langetanud Malborki mitte võimsad kahurid ega otsene rünnak, vaid hoopis rahapuudus sai saatuslikuks. Ja nüüd liigume Malborkist edasi Walesi maa, mis asub Suurbritannia lääneosas. Siin ehitas Inglise kuningas Edward I järjestikku kindluseid, et tugevdada oma vallutust. Walesi valitsejad olid kaua aega Inglismaa kontrollile vastu seisnud. Kuid pärast Edward I kampaaniaid 13. sajandi lõpus langes Walesi vürstide peamine vastupanu. Edward ei saatnud sinna ainult sõdureid, ta las ehitada ka uusi losse ja müüriga ümbritsetud linnu. Nende eesmärk oli valvata vallutatud alasid, toetada Inglise garnisoni ja takistada uusi ülestõuse. Selle plaani üks tähtsamaid osi oli Conwy loss. Conwyt ehitati aastatel 1283–1287 meister James of St. George'i, tuntud sõjalise arhitekti, juhendamisel. Koos Nossiga ehitati selle kõrvale ka müüriga ümbritsetud linn. Kindlus asub kivisel maa-alal Conwy jõe lähedal. Kivi kaitseb vundamenti müüri alt kaevamise eest. Jõgi pakkus teed laevadele, mis tõid toitu, sõdureid ja varustust. Conwy lossil on 8 suurt torni. Need on paigutatud ümber 2 peamise siseõue, mida nimetatakse välisõueks ja siseõueks. Välimine õu on suurem osa ja seal asuvad garnisoni jaoks vajalikud hooned. Sisemine õu on paremini kaitstud ja seal asuvad ruumid, mida kasutas kuningas ja tema perekond. Sisemisel õuel on ka oma kaitse, nii et kui vaenlane pääseb esimesse siseõue, kuningas ja tema valvurid saavad endiselt taanduda kindluse turvalisemasse ossa. Tornid ei ole ainult kõrged vahitornid. Need pakuvad ka positsiooni, kust saab tulistada lähenemaid vaenlasi erinevatest suundadest. Samuti on oluline lossi ühendus linnaga. Conwy müürid moodustasid peaaegu katkematu kaitse ümber Inglise asula. Seal elanud inimesed varustasid kindlust toidu, varustuse ja teenustega, kuid aastal 1294 toimus suur ülestõus Walesis. Seda juhtis Madog ap Llewellyn, üks Walesi aadlik, kes oli vastu inglaste võimule ja elanikele pandud rasketest kohustustest. Edward I viibis tol ajal juhuslikult Walesis. Kui ülestõus laienes, kuningas ja tema sõdurid olid sunnitud taanduma Conwy lossi. Mõned maismaa teed lõigati läbi. Halva ilma ja jõevee tõusu tõttu oli varustuse saabumine samuti raskendatud. Jõuludeks olid lossi sees olijatel juba toidust ja joogist puudus. Kuningal ei olnud lossis mugav olla, kuid müürid ja tornid kaitsesid garnisoni, kuni olukord paranes. Kui vesi langes ja reisimine muutus taas ohutuks,
jõudis abi kohale mööda merd. Edward pääses vangistusest ja tema armee jätkas ülestõusu mahasurumist. See sündmus näitas Convi tõelist väärtust. See ei suuda kõiki probleeme ära hoida, seesolijad võivad ikkagi toidust ilma jääda, kuid tänu tugevatele müüridele ja merele viivale teele garnison võttis piisavalt aega, kuni abi saabus. Convi tugevuse seletamiseks pole vaja lugusid maagia või salajaste mehhanismide kohta. Selle kaitse põhineb suurepärasel asukohal, hoolikal valvelolekul, paljudel tornidel ja jõega ühendusel. Sajandite jooksul, kui Convi sõjaline tähtsus vähenes, muutsid tugevamate kahurite areng sõjapidamise viisi. Kõrged müürid ja tornid, mis kunagi olid suureks eeliseks, muutusid suurtükitule jaoks kergesti nähtavaks ja tabatavaks. Kuid Convi jäi selgeks näiteks sellest, kuidas kuningas kasutas arhitektuuri vallutatud ala kontrollimiseks. Kindluse müüridega linn ei olnud moodud ainult armee vastu võitlemiseks. Need tehti ka selleks, et meenutada elanikele, kelle käes on võim. Walesi rannikut liigume edasi põhja poole, Šotimaale. Iidse vulkaanilise kalju otsas seisab Stirlingi loss. Mõnes kohas on sellel järsud kaljud, mistõttu on ründaval armeel piiratud võimalused lähenemiseks. Kuid Stirlingi tähtsus ei seisne ainult looduslikus kaitses. Lossi lähedal asub üks tähtsamaid ületuskohti Forti jõel. Paljude sajandite jooksul pidid kõik armeed, kes liikusid Lõuna- ja Põhja-Šotimaa vahel sellest piirkonnast läbi minema. Seetõttu oli Stirlingi lossi kontrollival isikul suur võim sõdurite liikumise üle, varustuse ja sõnumite üle kogu kuningriigi. Seetõttu, kui 13. sajandi lõpus Inglismaa ja Šotimaa vahel sõda algas, võideldi selle kindluse pärast korduvalt. See vahetas omanikku mitu korda ja oli mitmete Šotimaa ajaloo tähtsaimate sündmuste keskpunktis. Stirlingis pannakse proovile mitte ainult müüride tugevus. Siin kasutab Inglismaa üht tähtsaimat piiramismasinat, mis keskaegadel ehitati. Aastal 1304 oli Stirlingi loss üks viimaseid tugevaid Šotimaa vastupanukeskusi kuningas Edward I vastu Inglismaalt. Lossis oli sees vaid umbes 25 Šoti kaitsjaid, kuid kuna loss asub kõrgel vulkaanilisel kaljul, on sellele raske ligi pääseda ja seda rünnata. Inglise armee tõi kaasa palju katapulte ja trebucheesid. Trebuchet on suur masin, mis heidab raskeid kive, et müüre purustada. Piiramine kestis mitu kuud, kuid väike garnison jätkas vapralt võitlust. Selle tõttu lasi Edward ehitada tohutu suure trebuchet, mida nimetati Warwolfiks. Kui Šoti kaitsjad Warwolfi nägid, pakkusid nad allaandmist. Kuid Edward tahtis kõigepealt uut relva proovida. See viskas väga raske kivi ja purustas osa kaitsest. Pärast seda võeti garnisoni alistumine vastu. Edward kasutas Warwolfi mitte ainult lossi vallutamiseks, vaid ka selleks, et hirmutada teisi Šoti kindlusi. See näitas, kui palju jõudu ja varustust Inglismaa suudab kasutada, kuid Inglismaa kontroll ei kestnud kaua. 1314 aastal Robert Bruce'i armee alistas inglaste väed Bannockburni lahingus Stirlingi lähedal. Järgmistel sajanditel sai Stirlingi lossist ka kuninglik residents. Siin elasid ja krooniti mitmed Šotimaa kuningad ja kuningannad. Kui kahurid muutusid võimsamaks, muudeti ka müüre, et nüüd suudaksid paremini uuele suurtükiväele vastu pidada. Stirlingist liigume edasi Edinburghi lossi juurde. Edinburghi loss asub suure vulkaanilise kalju otsas. 3 külge on järsud, nii et ainult üks peamine tee on armee jaoks hõlpsasti kasutatav. Kuid aastal 1314 väike Šoti vägi näitas, et kalju kõrgusest ei piisa, kui valve on nõrk. Thomas Randolph juhtis umbes 30 sõdurit. Öösel ronisid nad üles kalju järsust küljest, mis oli peaaegu valveta, sest Inglise garnison arvas, et see on läbimatu. Šotlased jõudsid müürini ja vallutasid lossi üllatusrünnakuga. See näitas, et koht, mida peetakse kõige turvalisemaks, võib muutuda nõrkuseks, kui seda ei valvata. Üle 200 aasta hiljem koges Edinburghi loss taas ränka piiramist. Aastal 1571 algas pikk piiramine. Kindlust hoidsid Mary, Šotimaa kuninganna toetajad. Väljaspool olid aga väed, kes tunnustasid tema poega James VI kuningana. Võitlus kestis peaaegu 2 aastat. Kuid aastal 1573 kohale jõudis Inglise suurtükivägi ja pommitas kindlust lakkamatult. Davidi torn hävis ja peamine kaev mattus rusude alla.
Kuna Castle Rocki peal ei olnud piisavat looduslikku vett, oli kaevukaotus suur probleem. Veevarud said otsa ja kaitse purunes. Lõpuks oli garnison sunnitud alla andma. Edinburghi loss näitas, et isegi kui kindlus on väga kõrge ja tugev, see vajab ikkagi vett, toitu, korralikku valve ja abi väljast poolt. Viimane kindlus on Mont Saint-Michel Normandia rannikul Prantsusmaal. See seisab kaljusel saarel, mida ümbritsevad laiad liivaväljad ja mudad. Madalvee ajal saab mõnda ümbruse osa jalgsi läbida, kuid kui vesi tagasi tuleb, muutub Mont Saint-Michel taas saareks. Selle tipus on klooster, allpool on väike küla, mida ümbritseb müür. Kuna kalju on järsk, on hooned, trepid, ruumid ja kaitserajatised üksteise peale ehitatud. Mont Saint-Michelist sai oluline kindlus 100-aastase sõja ajal Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Inglismaa vallutas suure osa Põhja-Prantsusmaast, kuid Mont Saint-Michel jäi Prantsuse kaitsjate kätte. Siia oli raske tuua suurt armeed ja raskeid piiramisrelvi. Mõned mudased alad olid pehmed. Ja aeglaselt ületajaid võis tabada tõusuv vesi. Aastal 1423 Inglismaa alustas pikka piiramist. Nad rajasid baasid lähedal asuvale saarele, et takistada varustuse saabumist, kuid nad ei suutnud Mont Saint-Micheli täielikult ära lõigata. Väikesed laevad ja inimesed, kes tundsid vee liikumist, suutsid siiski läbi pääseda. Aastal 1434 Inglise armee korraldas suure rünnaku. Nad tõid kaasa suurtüki väe ja üritasid kindlustatud külla sisse tungida. Kuid teed sees olid kitsad ja tõusvad. Prantsuse kaitsjatel oli lihtne rünnata üles ronivaid sõdureid. Inglise armee taandus ja jättis maha 2 suurt bombardi. Need on iidsed kahurid, mis tulistasid raskeid kivikuule. Neid võib siiani näha Mont Saint-Micheli sissepääsu juures. Inglismaa ei suutnud kogu 100-aastase sõja jooksul kindlust vallutada. Suureks abiks oli tõus vesi, kuid see polnud ainus põhjus. Müür oli tugev, sissepääs oli piiratud. Varustus toodi pidevalt merelt ja kaitsjad tundsid ümbrust väga hästi. Siit on näha, miks oli uue kindluse ründamine nii raske. Braque de Chevalier siis pikendasid vastupanu 2 müüririda ja suured laoruumid. Malborkis tuli ületada eraldiseisvad kaitsealad. Convis oli oluline tee merele. Stirlingis ja Edinburghis kasutati loodusliku kaitsemehena vulkaanilist kivi. Mont Saint-Michelis muudeti vesi ja liiv kaitsesüsteemi osaks. Kuid ükski kindlus pole tegelikult täiesti nõrkusteta. Vaenlane võib kasutada pettust. Võib juhtuda, et toit või vesi saab otsa. Võib juhtuda, et sõduritele ei jätku raha. Samuti võib väike grupp leida valve alt väljas oleva tee. Need müürid ei muutunud võimsaks ainult seetõttu, et kivid olid paksud. Kindlused said võimsaks, sest need ühendasid õige asukoha, hea kujunduse ja piisavad sõdureid. Ja inimesi, kes oskasid iga eelist ära kasutada, et peatada neist suurem armee.